Tere! Mina olen Katrin Alaks Microvention OÜ-st ja mul on väga hea meel, et meiega on täna doktor Mark Trošinski Tartu Ülikooli Kliinikumi närvikliinikust, Eesti üks paremaid peavaluneurolooge. Mark, kas sa oled meiega? Tere, olen täitsa olemas. Tänulik, et saan jälle natuke peavalust rääkida. Nii tore. Tänase webinari teemaks, mis on suunatud esmatasandile, pereõdedele, perearstidele, on peavaluga patsient vastuvõtul. Ja ma arvan, et me võiksime selle läbi viia nii, et Mark, ma annaksin sulle sõna ettekandeks, sellepärast, et märgata ja näha peavalude puhul on nii palju ja peavalusid on nii mitut erinevat tüüpi. Ning seejärel võime viia läbi küsimuste-vastuste vooru. Küsimusi on võimalik küsida läbi küsimuste-vastuste, Q&A ja chati vormi. Aitäh, Mark, et oled täna meiega. Aitäh kõigile, kes registreerusid kuulama ja alustame webinariga. Veel kord tere minu poolt. Täna siis eesmärgiks oli rääkida sellisel teemal nagu peavaluga patsient vastuvõtul. Jah, ma natuke korrigeerisin seda pealkirja, et võib-olla panna rohkem rõhku teatud praktilistele soovitustele. Ja üldiselt, kui me räägime peavaludest, siis me ikkagi alustame epidemioloogiast ja seda antud teema juures sel põhjusel, et kui me võtame vastu esmast patsienti, kelle juhtivkaebus on peavalu, et siis sagedasemaid haigusi näeb sagedamini ja siis on hea, kui taustana me teame, et missuguseid peavalusündroome näeb kõige sagedamini ja seda nii rahvastiku uuringute põhjal kui ka eraldi on ka esmatasandi tasemel läbi viidud epidemioloogilised uuringud. Ja siin me räägime eeskätt migreenist, pingetüüpi peavalust, natuke vähemal määral kobarpeavalust ja kindlasti sellisest olulisest sekundaarsest peavalust, mis ladestub esmase peavalu peale, nagu krooniline peavalu ravimite liigtarvitamist ehk medication overuse headache. Migreeni üldine levimus on täiskasvanud elanikkonnas erinevates riikides läbi viidud uuringute põhjal 12–16%. Eestis läbi viidud uuring ja hiljuti paar aastat tagasi publitseeritud uuring näitas, et Eestis on 17,8% täiskasvanud elanikest on see levimus, mis tähendab peaaegu igat 5 inimest täiskasvanute seas. Nüüd pingetüüpi peavalu, kui vaadata eluaegset levimust, siis see on sagedasem kui migreen ehk terve oma elu jooksul inimene vähemalt korra tunneb pingetüüpi peavalu, sellist inimesi on 89% elanikkonnast, kuid reeglina need ei ole sellised peavalud, mis vajaksid arstlikku sekkumist, aga selliseid, kus arstiabi on tõesti vaja ja inimesed võivad otsida seda, selliseid on 2–3% elanikkonnast ja need on just krooniline pingetüüpi peavalu, sest krooniline pingetüüpi peavalu juba selgelt alandab elukvaliteeti. Kobarpeavalus nende ülevaate punktide juures räägitakse sellepärast, et seda peavalusündroomi nimetatakse suitsidaalseks. See on üks võimsamatest peavalusündroomidest, üks vähestest, mida esineb meestel sagedamini kui naistel. Selle levimusnäitajad on küll väiksemad, et me võime siin rääkida 0,2 kuni mõnede uuringute alusel 2% elanikkonnast, mis loomulikult võrreldes migreeniga ja pingetüüpi peavaluga tundub, et on väike number, aga samas, kui me võrdleme näiteks teiste klassikaliste neuroloogiliste haigustega nagu epilepsia, skleroos multiplex, insult, siis tegelikult see ei ole sugugi mitte harvem kui need eelpool nimetatud klassikalised neuroloogilised haigused. Ja tõepoolest, et kui siis inimene kasutab esmaste peavalude puhul liiga palju valuvaigisteid, sinna otsa võib ladestuda krooniline peavalu ravimite liigtarvitamisest, mille levimusuuringud väidavad, et seda on 2–4% elanikkonnast täiskasvanute seas.
ja tõepoolest see uuring, mida me viisime läbi ja publitseerisime ajakirjas Cefalälgia, näitas, et Eestis on migreeni peaaegu 18%, pingetüüpi peavalu umbes sama palju, kusjuures metoodiline lähenemine selle uuringule oli selline, et me arvame, et see number on meie uuringust tulnud madalavõitu, et me arvame, et tegelikult on neid patsiente rohkem, aga kui teid huvitab, mis põhjustel see number selles uuringus väiksem tuli, siis ma julgustan, see artikkel on kättesaadav Cefalälgia kodulehel ja seal me diskuteerime nendel teemadel, et miks antud uuring näitas, et Eestis oleks natuke vähem kui teistes riikides pingetüüpi peavalusid. Ja kõiki teisi peavalusid, mis on esmased, esineb ka mitte vähem, ehk siis 2,5% täiskasvanud elanikkonnast. Aga siiski, nagu te näete, et tegelikult migreeni ja pingetüübi peavalu on see põhiline kontingent, kellega tuleb töötada igapäevases praktikas. Kuidas siis läheneda patsiendile, kes tuleb ja ütleb, tere doktor, mul on peavalut, ja seda me peame tegema ambulatoorsetes tingimustes, kus on piiratud ajaline ressurss ja sel põhjusel on Euroopa Peavalu Föderatsioon juba mõned aastad tagasi välja töötanud sellist soovituslikku lähenemise esmasele peavalu kaebusega patsiendile. Ja et oleks aega võimalik ratsionaalselt kasutada, siis soovitakse kõik need küsimused, mida me patsiendile esitame, jaotada erinevatesse domeenidesse. Muide, ma ütlen kommentaari korras, et konkreetselt see patsiendi intervjueerimise intervjuu ongi mõeldud esmatasandil kasutamiseks, et ta ongi orienteeritud eeskätt perearstidele ja seetõttu eraldi tasub seda meeles pidada või siis teha isegi endale mingi spikker, et kui patsient tuleb ja räägib, et tema on siin peavalude tõttu, et siis järjest need küsimused kõik üle täpsustada. Ja alustada võikski näiteks sellisest domeenist, mis on ajaline domeen, miks patsient just praegu tuleb arsti juurde ja siin on erinevad põhjendused, miks just sellest küsimusest võiks alustada, on see, et ühelt poolt need peavalusündroomid, mis on hästi lühikese anamneesiga kiiresti progresseeruvad, need on potentsiaalselt sekundaarsed. Aga primaarsete peavalude puhul eeskätt me võime saada sellist vastust, et patsient tuleb praegu arsti juurde sellepärast, et okei, need peavalud on olnud ammu, aga praegu nad hakkavad juba nii palju elukvaliteedi mõjutama, et ta enam ei tule oma kvaliteetsega eluga täies mahus toime ja otsib abi. See omakorda põhjus võib jaotuda sellele, et tegemist on näiteks ebaefektiivse hooraviga, et jah, et mul on peavalud ja ma ei saa kuidagi alandataki peatada, või siis see võib olla selles mõttes elukvaliteedi langetav peavalu, mis mõjub toimetulekule läbi väga kõrge sageduse, mitte niivõrd hoo efektiivsus ei ole prioriteetne. Loomulikult me tahame teada kogu anamneesi pikkust, millal patsiendil esimest korda antud tüüpi peavalu esines ja samuti täpsustame ajalist mustrit, kas ta on episoodiline või krooniline või lausa igapäevane. Ja samuti me tahame teada, kui pikalt iga üksik hoog kestab, seda juhul, kui patsient ei ravi seda või see hoog ravile ei allu või ka sellisel juhul, kui ta küll võtab tablett, aga sellest nagu efekti ei olnud, kas me räägime sellistest atakidest, mis käivad sekundeid, minuteid, tunde, päevi ja nii edasi. Teine domeen on küsimused iseloomust. Näiteks võib alustada valu intensiivsusest, mida täiskasvanute juures soovitakse mõõta NRS-skaala abil, mis on numeeriline valuskaala. Ja selle järgi tuleb patsiendile selgeks teha, mis asjad on 0 ja 10 selle skaala alusel, et mis on selle skaala piirid. Kui 0-ga reeglina nagu probleeme ei ole ja 0, mis tähistab absoluutselt valu puudumist, sellega nagu ei pea väga palju vaeva nägema, et seda patsiendile ära seletada, siis 10 punkti vajab erilist tähelepanu, et patsient tõesti saaks aru, et 10 punkti selle skaala järgi on kõige hullem, kõige võimsam valu maailmas, mida ta endale ette kujutadagi saab üldse.
Pediaatrilises praktikas rohkem kasutatakse visuaalanaloog ehk VAS-skaalasid, aga jah, nagu ma ütlesin, et täiskasvanutel me pigem kasutame NRS-skaalat. Täiesti okei põhimõtteliselt kasutada ka 4-astmelist skaalat, kerge, mõõdukas, tugev või väljakannatamatu valuga. Valu iseloom täpsemalt juba tähendab seda, et kas see valu iseenesest on pressiv, sähviv, tuikav, torkiv, põletav, ükskõik mis iseloom see ka ei oleks, et kuidas inimene seda kirjeldaks. Kindlasti tahame teada lokalisatsiooni ja levikut, ehk siis kas on ühepoolne või kindel koht või terve pea, kukal, otsmik, kas alanud hoog jääbki samasse kohta või keset ataki valu nii-öelda rändab ühest kohast teise ja samuti, kas kõik atakid on täpselt samas kohas või erinevad peavaluhood on erineva lokalisatsiooniga. Ja kindlasti siis kõik võimalikud kaasavad sümptomid, mis tekivad koos atakiga ja kaovad koos peavaluhooga. Eraldi soovitakse selgitada välja põhjuslikke küsimusi, et mis võib soodustada või vallandada peavaluatakke, aga vastupidi, mis võiks seda leevendada. Mõnikord tuleb kasuks ka perekonna-anamneesi täpsustamine, eriti migreeni puhul, mis omab kõrget sellist perekondliku eelsoodumise riski, eriti naisliini pidi. Ja mida me samuti tahame teada, kuidas patsient selle valuga toime tuleb, et kas see valu on selline, mis tõttu ta peab töölt puuduma, ehk siis võtab haiguslehe, nagu sageli tõepoolest võimsate migreeniatakkide või kobarpeavalu kobarate ajal, või ta siiski läheb tööle, vaatanud selle, et tema töövõime on sellel valuataki ajal üpriski langenud. Samuti käitumismustreid, et kas see valu on selline, mis paneb patsiendi pikali, et ta ei taha liigutada või vastupidi, see valu on selline, et ma ei saa pikali olla, ma pean ringi liikuma, see valu paneb mind tegutsema, selles suhtes motoorselt sellist rahutust, agiteeritust tekitab. Ja samuti tegevusliku küsimuste juurde kuulub ka ravivastus, et täpsustada, et kuidas patsient on proovinud neid hoogusid ravida ja missuguse tulemusega. Ja kui tahta olla siis eriti kõrgel tasemel, siis tasub täpsustada ka interriktaalset perioodi, et kas patsiendil ka hoogude vahelises perioodis esineb mingisuguseid jääkkaebusi, mis võib muutuda oluliseks lühikese anamneesiga peavalusündroomide puhul, kui patsiendil peavalu ataki järel jääb mingisuguse neuroloogilise defitsiidi mulje näiteks. Aga pigem esmaste peavalude valdkonnas see interriktaalse seisundi täpsustamine tähendab eeskätt seda, et me tahame teada, kas patsiendil on siis kaasuvalt muid probleeme neuropsühhiaatrilises valdkonnas, kuna krooniliste ja sagedaste peavalude puhul on väga kõrge neuropsühhiaatriline komorbiidsus, ehk teiste sõnadega nendel patsientidel kaasuvalt sageli esineb meeleoluhäireid, ärevushäireid, seksuaaleluhäireid, unehäireid ja kui me tahame tõesti parandada meie patsiendi elukvaliteedi, siis tuleb pöörata tähelepanu kõikidele nendele aspektidele. Nagu te näete, et küsimusi ikkagi on, mida küsida selle piiratud vastuvõtuajalise raamistiku sees ja peab arvestama sellega, et kui me oleme seda kõike ära küsinud, meil peab olema ka piisavalt aega, et patsiendile ära seletada ja otsuseid vastu võtta. Et mis see peavalu on, kas see vajab mingit ravi, missugust ravi ja nii edasi. Aga jah, see oleks selline miinimumprogramm ja miks ma seda eraldi veel rõhutan on see, et järjest rohkem kasutatakse praegu meil kaugteenuseid ja e-konsultatsioone sealhulgas ja kui meile saadetakse kliinilise peavalu probleemistikuga patsiendi, siis meie saame anda kõige pädevamat vastust siis, kui on punkt haaval needsamad momendid on eraldi välja toodud. Ehk kui ma loen seda e-konsultatsiooni näiteks, ja seal on kindlasti ära kirjeldatud vastused nendele kõikidele küsimustele, siis mul kohe tekib piisav ettekujutus, mida selle patsiendiga edasi teha, mis formaadis, kas kutsuda spetsialisti vastuvõtule või anda juhiseid, mida saaks juba rakendada perearsti juures. Kui me oleme seda informatsiooni saanud, siis seda tuleb sobitada vastavalt patsiendi vastustele, teatud kriteeriumitele ja kriteeriumid, mis abistavad meil diagnoosida
esmaseid peavalusid, tegelikult mitte ainult esmaseid, vaid ka sekundaarseid, on praegu kirjeldatud detailselt sellises dokumendis nagu rahvusvaheline peavalude klassifikatsioon. Ja muide, kes ei tea, siis ma võin öelda, et seesama klassifikatsioon on täies mahus, suhteliselt kasutajasõbralikus sellises klikitavas hierarkilise struktuuriga, klikitavas vormis, on täiesti olemas internetis ja on eraldi lehekülg, kus siis saate neid diagnoosikriteeriume värskendada või kui on patsient, kus saab kohe internetist järele vaadata, et kas ta sobib ühele, teisele või kolmandale peavalu vormile, mida te kahtlustate, sest ta on täpselt sellise struktuuriga, nagu siin on kirjeldatud, et seal on üldised peatükid, ehk see esimene peatükk on esmased peavalud, siis terve suur nimekiri sekundaarsetest peavaludest ja kolmas peatükk on näovalud, igasugused valulikud kraniaalsed neuralgiad, neuropaatiad ja tüüpilised peavalusündroomid. Ja see on abimees, see ei ole mingisugune selline dokument, mida on vaja pähe õppida, vaid kui on patsient ja me teame tema peavalude fenotüüpi, siis me võime vaadata järele, missugusele peavalu vormile see kõik sobib. Ja nagu ütlesin, selle eelduseks on just patsiendi käest saadud informatsioon. Ja siinkohal alati meenutan maailmas väga kuulsa neuroloogi professor Peter Goadsby kommentaari, kui ta ütleb, et inglise keeles headache history is not given, it is taken, ehk siis peavalu anamneesi ei anta, vaid seda võetakse. Ehk siis tõepoolest, et selleks, et me saaksime adekvaatselt patsiendi anamneesi ja peavalu fenotüübi kirjeldus, me peamegi oma küsimustega suhteliselt konkreetselt niimoodi suunama patsienti. Sest ma usun, et meil kõigil on see ressursajaline suhteliselt piiratud ja meil ei ole aega seal 1,5 tundi patsiendiga istuda ja arutada, ma ei tea, mingit poliitika või spordiküsimusi, vaid tuleb keskenduda just probleemile ja konkreetsete küsimustele vastamisele. Ja see aadress on siin ICHD-3.org ehk siis sealt vaadates te leiate kõiki klassifikatsiooni diagnoosi kriteeriume. Ja siinkohal ma tooks ühe näide, kuna te kõik selle patsiendiga olete tuttavad, et härra Harry Potter oma peavaludega, kes on lugenud, kes on vaadanud, kes on lihtsalt kuulnud, et poisil tõesti esinesid peavalud ja nende peavalude kirjelduse järgi, nii palju kui seda infot meil on olemas, me võime öelda, et nad on tal ühepoolsed väga konkreetses piirkonnas, mis on iseenesest kolmiknärvi innervatsiooni esimese haru piirkonnas, sähvivad, hootised käivad valud ja tekivad nad tema armi piirkonnas, mis läheb ka punaseks, mis võib olla ka düsautonoomne sümptom teoreetiliselt. Ja seda infot, mis me saame siit, me võime siis proovida sobitada erinevatele siis võimalikele esmastele peavaludele. Sagedasemaid haiguseid jälle kõige ühepoolne peavalu, küsimus, kas see võib olla migreen, vaatame klassifikatsioonist järele, juba kriteerium B ei ole täidetud, et atakk kestab tal sekundeid, mis tähendab seda, et migreeniga kindlasti ei ole tegemist, sest migreeni ravimata hoog peaks kestma 4 tundis kuni 3 päevani. Kas see võib olla ka kobarpeavalu, sest jällegi ühepoolne, kogu aeg samas piirkonnas, kolmiknärvi innervatsiooni esimene haru, tundub, et tugev peavalu ja suhteliselt lühike, mitte küll nii lühike, mitte küll piisavalt pikk õigemini, et täita kobarpeavalu kriteeriumist, sest kobarpeavalu üks hoog võiks kesta 15 minutit kuni 3 tundi, aga see lokaalne düsautonoomia kindlasti võib panna mõtlema ka kobarpeavalule. Võib kaaluda, kas tegemist on kolmanda peatüki kolmanda grupiga, ehk siis Sun-sündroomidega, kus tõesti hood esinevad sekundeid, kaasneb ipsilateraalne düsautonoomia, nii et võib kaaluda, kas poisil hoopis on Sun-sündroom. Küll aga nende atakkide sagedus Sun-sündroomide puhul reeglina on
palju kõrgem kui patsiendil kirjeldatud. Üks teine peavalu vorm, mis on esmaste peavalude 4. grupis, on esmane lõikav peavalu, kus inimesel tekivad sekundeid kestvad sellised pisted peas, kuid seda välistab lokaalne või kraniaalne autonoomne sümptomaatika. Sellisel juhul me esmast lõikavat peavalu ei saa diagnoosida ja põhimõtteliselt täpselt sama kehtib ka kolmiknärvi neuralgia korral, kus tõesti hood on küll sekundeid, aga ei tohiks esineda ei düsautonoomiat ega mingit muud neuroloogilist defitsiiti põhimõtteliselt. Teades patsiendi anamneesi, me võime spekuleerida, et tegemist on võib-olla posttraumaatilise peavalu sündroomiga, sest et noormehel oli imikueas trauma ja need peavalud jäidki selle trauma piirkonda käima. Nii et sellisel juhul me võime proovida seostada seda hoopis traumaga ja nimetada seda posttraumaatiliseks peavalud. Ja alati võib rääkida, et see on mingi muu sekundaarne peavalu ja me võime vaadata teatud sellist kirjandust selle kohta, aga alustada võikski siiski rahvusvahelist peavalude klassifikatsioonist. Kuigi klassifikatsioon ise on üpriski mahukas, tegelikult kõige olulisem seal tunda või teada, kust peatükist ma hakkan ühte või teist sündroomi järele vaatama, sest ei ole mõeldav, et vastuvõtu ajal hakkan sirvima lihtsalt seda kas paberil olevat klassifikatsiooni või siis seda online vormi klassifikatsioonis. Nii et hea on, kui arst on natukene tutvust teinud, et ta enam-vähem teab, kust missuguseid peavalu vorme otsida ja võib-olla keskendudes just kõige sagedasematele. Üldine reegel, et sekundaarset peavalu me kahtlustame siis, kui see on tekkinud tihedas ajalises seoses mõne teise haigusega, mis on võimeline põhjustama peavalusid. Nii et see on selline üldine sekundaarsete peavalude definitsioon, aga statistiliselt vaadates sekundaarseid peavalusid kõikidest peavaludest esineb 10%, nii et 90% on ikkagi esmased peavalud, nii et eeskätt kui tutvuda kas või selle online klassifikatsiooniga, et siis võiks keskenduda eeskätt esmastele peavaludele. Kui diagnoos on olemas, me diagnoosime esmast peavalu, siis edasi hakkab patsiendi käsitlus ja siin põhiline instrument, mida me kasutame jälgimisel, on peavalupäevik ja sisuliselt öeldes peavalupäevikus on 2 kõige olulisemat informatsiooni, mis meid huvitab, et kui sagedased on peavalud ja kui sageli patsient tarvitab valuvaigisteid. Kuid patsienti on vaja ka natuke harida selles küsimuses, et jah, et hakake täitma peavalupäevikut, aga oluline on see, et patsient paneks kirja kõiki peavalusid, mitte ainult neid kõige tugevamaid, võib-olla mille pärast ta tuli vastuvõtule ja mille raviga ta on hädas, vaid ka panna kirja mõõduka intensiivsusega või ka isegi kergema peavaluga päevi ja jätta täitmata ainult siis, kui tõepoolest patsiendil terve päev ei olnud mitte ühtegi peavalu aistingut, siis jääb see tühjaks. Sageli, jah, eriti migreeniga patsiendid ütlevadki, et see kerge peavalu võrreldes migreeniga, et see ei ole midagi, seda ma kirja ei pane. Et tegelikult see ei ole päris õige, sest iseenesest see võib viia olukorrani, kui me alahindame diagnoosikategooriad ja magame maha näiteks kroonilist migreeni, rääkimata sellest, et kui ta neid kergemaid peavalusid ei registreeri, siis ta suure tõenäosusega ei registreeri ka neid valuvaigisteid, mis ta võib-olla ka kerge mõõduka valuga võttis ja nende arv võib olla üpriski suur ja hoopis peavalupäeviku täitmise järel me jõuame selleni, et patsiendil on mitte ainult mingi esmane peavalu, vaid see on krooniline ja lisaks patsiendil on ka krooniline peavalu ravimite liigtarvitamises seal juures. Kusjuures, nagu tõenäoliselt teate, et krooniline peavalu ravimite liigtarvitamises, sellel ei ole mingit spetsiifilist fenotüüpi. Ta hakkab meenutama seda peavalusündroomi, millest patsiendi probleem algas. Ehk põhimõtteliselt, kui patsiendil oli aastaid migreen, ta järjest rohkem hakkas tarvitama valuvaigisteid, siis mis ta tunneb ajapikk on see, et need migreenihood nagu oleksid sagenemas.
aga tegelikult selle taga võib olla lihtsalt ravimite liigtarvitamine ja kui me viime läbi võõrutusravi, siis on üpriski suur tõenäosus, et taastub ületarvitamise eelne migreeni enda sagedus, mis võib olla kordades madalam kui selles olukorras sel ajal, kui patsient on ületarvitamas analgeetikume. Kui patsiendid siiamaani on täitnud paberpäevikud, siis digiajastul on loomulikult mõistlik kasutada igasuguseid abimeetmeid ja tõepoolest need digitaalseid peavoolupäevikuid, kui surfata netist, te leiate igasuguseid, et konkreetselt meie siin Eestis oleme välja arendanud seda Migrevention nimelist varianti, mida patsiendid saavad juba praegu põhimõtteliselt täitma hakata ja kui paberpäevikuga ikka juhtub igasuguseid huvitavaid asju ja nad kipuvad kaduma minema, siis olles loonud sellist accounti endale kusagil digilahenduses ja isegi kui telefon läheb kaot, siis need andmed vähemalt jäävad kestma ja eriti krooniliste ja pikaajaliste peavolusündroomide puhul meil teinekord on hea võrrelda dünaamikat, mis oli 2-3 aastat tagasi, kui et hinnata, missuguse raviga näiteks oli efekt kõige parem ja see on eriti oluline nende resistentsete patsientide käsitluse juures. Sageli praktiliselt küsitakse ka seda, et millal ma peaksin siis patsienti suunama neuroloogile või peavoluspetsialistile ja samuti siin on Euroopa Peavoolu Föderatsioon teatud selliseid soovitusi publitseerinud. Kui hästi lühidalt neid kokku võtta, on see, et siis, kui on tõsine kliiniline kahtlus, et patsiendil on tema peavalude põhjuseks mingisugune orgaaniline neuroloogiline haigus näiteks, aga sagedamini pigem esmaste peavalude valdkonnas selliseks suunamise põhjuseks on ebapiisav alustatud ravi efektiivsus, ehk siis vaatamata sellele, et on juba mingi ravi alustatud, hooravi, profülaktiline ravi, vaatamata sellele patsiendi elukvaliteet ikka langeb või on püsivalt madal, et sellisel juhul ta tõenäoliselt vajab mitte ainult farmakoteraapia korrigeerimist võib-olla, vaid ka sellist multidistsiplinaarset sekkumist, mille koosseisus on mitte ainult neuroloog, vaid praegu ka Eestis tegutsevate mõnede peavalukeskuste baasil ka peavoolufüsioterapeut, kliiniline psühholoog ja mis on väga oluline ka peavaluõde. Et kui vaadata niimoodi diagnooside põhiselt, siis ideaalses maailmas põhimõtteliselt episoodilise pingetüüpi peavaluga patsient neuroloogi tegelikult ei vajaks. Isegi enamus neist ka perearsti ei vaja, aga kuna nad esmajärjekorras pöörduvad perearstile, siis võiks olla lahendatav pingetüüpi peavalu temaatika perearsti ehk esmatasandi tasemel. Mõnikord, kui patsiendil on tõesti selline krooniline pingetüüpi peavalu ja tõesti vaatamata profülaktilise ravile ei lähe elukvaliteet paremaks, siis võib neuroloogiga nõu pidada. Migreeni puhul diagnoosi kahtluste korral võib konsulteerida neuroloogiga, kuigi jällegi, et kui on tüüpilised migreenid, vaadata järele sellest klassifikatsioonist, siis reeglina tüüpiliste migreenide diagnostikaga ei ole raskusi. Ja samas, kui patsiendil on adekvaatne hooravi, profülaktilise ravi näidustusi ei ole, siis patsient tõenäoliselt ei vaja samuti neuroloogi konsultatsiooni. Kroonilise migreeniga on olukord kindlasti natuke keerulisem, kuna kroonilist migreeni peetakse juba üheks olulisemaks elukvaliteedi langetajaks üldse inimesel ja samuti, kuna krooniline migreen on komorbiidsuse haiguste klasside järgi kuulub esimesse klassi ehk kõige suurema neuropsühhiaatrilise komorbiidsusega seisundite juurde, siis need patsiendid reeglina vajavad siiski peavalukeskust ja sellist multidistsiplinaarset käsitlust, mida suure tõenäosusega esmatasandil on suhteliselt raske pakkuda. Et selles mõttes on kroonilise migreeniga patsientide suunamine neuroloogile või peavalukliinikusse on igati okei. Loomulikult neid haruldasemaid sündroome, seda kõike
on väga raske meeles pidada ja esmatasandil on kogu selle informatsiooni hulk, mida peab perearst või pereõde valdama tervest meditsiinis, on niigi lugupidamist tekitavalt mahukas, et täiesti mõistetav, et kui on kahtlus, et tegemist on mõne muu sündroomiga ehk trigeminaalautonoomse peavalu, sellesama kobarpeavaluga näiteks, siis loomulikult neuroloogile suunamine on igati põhjendatud, kui patsiendil varem diagnoositud ei ole, või jällegi see, et ravi ei ole efektiivne ja patsient on hädas, siis samuti suunata spetsialistile. Ja jällegi viimane, mis on alati selline olukord, mille puhul me kunagi ei ütle, et see on kuidagi valesti suunatud või valesti konsulteeritud patsient, on see, kui ta on atüüpilise fenotüübiga, kui tal on midagi nagu ebatavalist, et sa võid küll mõelda, et jah, et see nagu meenutaks migreeni näiteks, aga seal on mingeid momente, mis ei sobi migreenile. Sellisel juhul ka ei ole mingit probleemi patsienti konsulteerida neuroloogi või peavaluspetsialistiga. Kui aga perearst on diagnoosi püstitanud, diagnoosist mingeid küsimusi ei ole, siis loomulikult üks põhilisi, mida selle tegevuse käigus me soovitame patsientile, on siiski farmakoteraapia. Ja siin on nagu kaks põhilist suunda, on hooravi ja on profülaktiline ravi. Hooravi juures tuleb lihtsalt meeles pidada teatud üldiseid peavalu, hooravi, akuutravi reegleid. Esimene reegel on siis monoteraapia ehk kasutada selliseid preparaate, mis omavad analgeetilist toimet. Siin kõige sagedasemad meil on ikkagi paratsetamol ja mittesteroidsed põletikuvastased, kuna hästi palju me näeme pingetüüpi peavalusid, ja nendel patsient, kel on suur lihaste pinge kaela piirkonnas, mis on üks selline patofüsioloogiline mehhanism selle haiguse juures, siis on teatud uuringud, kus on käsitletud lihasrelaksantide toimet uuritud ja hästi valitud patsientidel võib ka lihasrelaksanti soovitada. Need on reeglina need pingetüüpi peavad, kel on tõesti sellised kivikõvad, sellised kaelalihased näiteks. Neid on suhteliselt vähe, aga ideaalselt öeldes või tähendab korrektselt öeldes teatud patsientile on näidatud, et võib sellest tolku olla. Aga pigem need peavalu hooravi reeglid käsitlevad seda, et mida vältida. Et vältida kindlasti tuleks ravimite liigtarvitamine, ükskõik mis grupi analgeetikumi patsient ka ei tarvitaks, et selline raudkindel piir, mida ei tohiks ületada, on 10 päeva kuus. Üle selle, eriti kui patsient tarvitab mitte paratsetamoli, mitte NSAID-i, vaid mingit muid preparaate või kombineerib omavahel, siis üle 10 päeva kuus ei tohiks. Paratsetamoli ja mittesteroidsed põletikuvastaseid monoteraapiana peetakse ka madala riskiga ravimiteks, mistõttu nendel on see MOH-i risk madalam ja seal on selliseks lubatud piiriks on kuni 15 päeva kuus. Aga kindlasti, mis on tungivalt soovitav, on mitte kasutada peavalude hooravis ei opioide ega rahusteid. Esiteks, see on patofüsioloogiliselt juba, arvestades esmaseid peavalusid, neid mehhanisme, mis me teame, on vale, ja teiseks, see on kõrge riskiga tegevus nii vahetute kõrvaltoimete, MOH-i kui ka sõltuvushäirete tekkimise suhtes. Ja nagu saigi rõhutatud, et monoteraapia on see eelistatud kofeiini, kodeiiniga kombinatsioonravimeid meil turul on päris palju ja me oleme väga tervitanud seda uudist, mis nüüd eelmise aasta lõpus tuli, et nüüd apteegis vabast müügis kadusid need kodeiini sisaldavad preparaadid. Tahaks loota, et see avaldab mõju ka MOH-i ehk kroonilised ravimite liigtarvitamist tingitud peavalu intsidentsile, haigestumusele, et võiks nad nüüd rohkem vältida neid, et kuna nad ei ole nii kergesti kättesaadavad ja äkki selle arvelt võiks uute esmasjuhtumite arv, MOH-i esmasjuhtumite arv võiks nagu langeda nüüd. Et see oleks nagu huvitav selline jälgimine lähima paari aasta jooksul, ma arvan.
Loomulikult see monoteraapia hoораvi puhul sõltub ka sellest, missugune esmane peavaluvorm on. Et siin mul on üldistatud, mis kehtib paljude enamuse esmaste peavalude puhul. Seetõttu ma ei ole siia slaidile eraldi pannud, näiteks migreeni puhul loomulikult on monoteraapia korral triptaanid, ühed efektiivsemad ravimid, nii et kindlasti sõltuvalt diagnoosist siin on teatud nüansid, mida me eraldi nii spetsiifiliselt täna siin ei käsitle. Ja teine küsimus on siis profülaktiline ravi ja üldine reegel on selline, et esmaste peavalusündroomide puhul on näidustatud profülaktiline ravi, kui inimesel või millal hakkaks mõtlema juba selle peale, kui inimesel on vähemalt 4 peavalupäeva kuus, sest 4 päeva 30 on juba üle 10%. Mitte keegi ei tahaks isegi seda 10% oma väärtuslikust ajast kaotada mingisugusele peavalule. Nii et seetõttu on kokkuleppeliselt 4 on selline näidustuse piiriks. Kas alati just punkt 4 alustada? Loomulikult siin teatud individuaalsus mängib ka rolli, et mõnede patsientide puhul võib-olla sa ei pea kohe profülaktilise farmakoteraapiaga alustama ja esialgu prooviti ikka mitte farmakoloogilisi soovitusi nagu regulaarne füüsiline aktiivsus ja korralik uni, adekvaatne toitumine ja sellest piisab, mõnel piisab sellest, et sa soovitad talle väga täpselt hooravi, et tal võib olla küll need 4 päeva, aga iga kord ta võtab oma triptaani näiteks ja valu möödub tal poole tunniga, siis loomulikult see ilmtingimata ei tähenda, et ma peaksin kohe profülaktilise raviga peale lendama ja siin on abiks erinevad elukvaliteedi küsimustikud, näiteks ka eesti keeles ja ka vene keeles tegelikult on kättesaadav selline küsimus nagu HIT6, mis on peavalude valdkonna elukvaliteedi mõõdikus on 6 küsimust valikvastustega ja selle põhjal, skoori põhjal saab siis hinnata, kas patsiendil antud ajahetkel peavalut alandavad tema elukvaliteedi või mitte ja see võib olla see viide, kas ma nüüd hakkan juba mõtlema profülaktilisele ravile või ka farmakoteraapia seisukohalt või natuke veel ootan, jälgin ja proovin pigem hooraviga esialgu hakkama saada. Kui enamust esmaste peavalude valdkonnas meil Eestis puuduvad ravijuhised, siis pool aastat tagasi valmis peavalude valdkonnas esimene Eesti enda ravijuhis ja see käsitleb konkreetselt migreeni ravi, seal on nii hooravist juttu, aga siinkohal ma lihtsalt näitena toon, et kuidas näeb välja see algoritm migreeni puhul, kuidas me valime profülaktilist ravi. Ja see ongi, kusjuures ravi ongi esmatasandile mõeldud ja siin ongi ka seesama HIT6 skoor eraldi välja toodud, et üldiselt arvatakse, see on rahvusvaheline selline piir, et kui patsient selle skaala järgi skoorib 56 või rohkem, siis kindlasti peaks farmakoteraapiat juba rakendama. Eraldi on välja toodud kas tegemist on episoodilise või kroonilise migreeniga ja siin on mõningad detailid on erinevad, kuigi sellised esimesed top 3 ravimid profülaktikas sõltumata sellest, kas ta on episoodiline või krooniline migreen, on suhteliselt sarnased, need on amitriptyliin, propranolool ja topiramaat. Ja kui nüüd nendega ravi ebaõnnestub, mis tähendab ebaõnnestumine? Ebaõnnestumine tähendab seda, et meil ei ole efekti olnud, patsient ei ole ravi talunud või siis on olemas vastunäidustused. Selge see, et kui inimesel on näiteks glaukoom, siis amitriptyliiniga kindlasti ei taha alustada. Et see on nagu selline suht vastunäidustus. Nii et ja siin on step by step välja toodud, et mis võiks olla järgmine variant ja kuhu võiks jõuda, mis veel on erinev ka see, et see onabotuliinitoksiini kasutamine, mis on migreeni puhul kasutatav juba aastaid,
tegelikult näidustatud, see on ainult kroonilise migreeni korral, nii et episoodilise migreeni puhul seda ametlikku näidustust ei ole, et me saame ainult kroonilise migreeni diagnoosiga seda ravi alustada. See põhineb tegelikult mitte ainult kliinilisel evidence'il, tõenduspõhisusel, vaid ka migreeni patofüsioloogial, ehk siis Botox, onabotuliinitoksiini A preparaat nimetus on Botox. Botox toimib migreeni profülaktikale ainult sellises olukorras, kui käivitub migreeni kronifitseerumise selline mehhanism nagu perifeerne sensitisatsioon, sest Botoxi toime on perifeerne. Ja see piirab ka seda, et miks me ei kasuta episoodiliste vormide puhul, sest episoodiliste migreeni vormide puhul sellist perifeerse sensitisatsiooni mehhanismi ei ole tõestatud ja sellega korrelatsioonis tegelikult on ka need uuringud, mis näitasidki, et episoodilise migreeni puhul Botoxi efekt väga palju placebost ei erine. Ja need, ütleme, kolmanda rea preparaadid siin, nagu te näete, et valik, mida võib kasutada ja veel kord rõhutan, et see kõik on tegelikult ju esmatasandi ravijuhend, et seda võib kõike alustada ilma, et patsient peaks ootama, ma ei tea, 5 kuud neuroloogi aega, kui me suuname konventsionaalsesse konsultatiivsesse erialavõrku. Et siin on valik laiem kui esimese valiku preparaadid, ehk siin on mainitud seda, et võib kasutada serotoniini noradrenaliini tagasi inhibiitorid, duloxetini, venlafaksiini, on olemas tõenduspõhisus kandesartaani efektiivsuse koha pealt, kuigi ma pean ütlema, et kandesartaan on selles suhtes huvitav rohi, et teatud riikides kandesartaani on paigutatud esimeseks valikuks isegi. Näiteks siin Euroopa tingimustes, näiteks Horvaatia ravijuhis, seal kolleegid Horvaatiast on seisukohalt, et kandesartaani tõenduspõhisus on piisavalt kõrge, et ta oleks üldse esimene valik, ehk sama rida nagu topiramaat, amitriptylin, propranolol. Enamus riikides siiski kandesartaani paigutab kolmandasse valikusse, mõnedes ravijuhistes ei ole üldse kandesartaani mainitud, sest see tõenduspõhisus meie hinnangul ei ole piisav. Praegu meil Tartu Ülikooli peavalukliinikus käib just sagedase episoodilise migreeni teadusuuring kandesartaaniga, mida me teeme koostöös Trondheimi ülikooli peavalu kolleegidega. Selles uuringus esineb 7 keskust Norrast ja 1 Eestis, Tartu Ülikooli kliinikumis siis. Ja kui teil on sobivaid patsiente, kellel on peavalude sagedus, migreeni peavalude sagedus 2–14 päeva kuus, siis te võite julgelt kas või minu meilile, kliinikumi aadressile saata nende patsientide andmed, kui patsiendid on ise huvitatud sellest teadusuuringus osalemaks. Ja meie loodame, et selle uuringuga me nüüd täidame seda lünka, mis on kandesartaani evidence'is ja võib-olla, kui me uuringu andmed seda veel kord kinnitavad, et ta on efektiivne migreeni profülaktikas, siis juba järgmistes ravijuhendites on ta mitte 3. valik, vaid 2. või lausa 1. Et ta on selline huvitav. Aga mida veel siis võib patsiendil kroonilise migreeniga või siis sagedase episoodilisega kasutada on flunarisiin. Samuti, seda Eestis otseselt ei turustata, kui ma kirjutan flunarisiini retsepti, siis jällegi see läbib seda Ravimiameti kinnitust. Nii et võtab aega enne, kui patsient rohtu kätte saab, aga muidu paljudes riikides on ta jällegi väga kindlal omal kohal. Ja siis, mis on viimase aja üks kuumimaid teemasid, on CGRP vastased monoklonaalsed antikehad, mida maailmas on siis 4, erenumaab, peptinesumaab, fremanesumaab ja galkanesumaab, nendest 4-st 3 on Eestis täiesti olemas. Ja need on, nagu te näete, kogu see list ravimitest on koosneb mittespetsiifilistest rohtudest, et nendel on ka muid näidustusi. Ja need CGRP vastased monoklonaalsed antikehad, need on juba kõrgelt spetsiifilised ja nende näidustuseks ongi ainult migreeni profülaktika. Ja tänu sellele selektiivsusele, spetsiifilisusele tegelikult neil on efekt päris hea, neil on taluvuse profiil ülisoodne, aga miks me seda ei saa panna kõrgemasse soovituste kategooriasse selle ravijuhise raames, on see, et nende ravimite maksumus praegu soodustuse puudumise tingimustes
et kuna haigekassa või tervisekassa ei kompenseeri neid ravimeid, siis kõrgemasse kategooriasse paigutamine tähendaks ebavõrdsuse loomist. Kuigi ka see on vaieldav ja kui me koostasime seda ravijuhendit, siis meil olid väga tõsised vaidlused sel teemal, et kuhu me neid CGRP-sid paneme. Kui me peaksime unustama kogu seda raha temaatikat ja puhtalt meditsiiniliselt mõtlema, mis on migreeni profülaktilise ravi esimene valik, siis ilma mingisuguse kõhkluseta meditsiiniliselt puhtaks need oleksid CGRP-vastsed monoklonaalsed antikead. Aga jah, paraku reaalsus on praegu, et meil Eestis me ei saa seda panna kõrgemasse kategooriasse kui sisuliselt nagu kolmas valik. Aga me loodame, et asjad lähevad paremaks. Me ikka jätkame taotlemist, et CGRP vastel antikeadel oleks haigekassa poolne materiaalne tugi ja sellisel juhul me siis suudaksime seda kategooriat ka põhimõtteliselt tõsta ja mis paberiks, mis on kõige olulisem, et see ravim oleks ikka kättesaadavam reaalsetele inimestele, kes on hädas migreeniga. Nii et paraku ideaalse maailmani meil on veel aega, aga me oleme vähemalt liikumas õiges suunas ja see, et meil nüüd on see värske migreeni ravijuhis on olemas, see on juba kõva, ma arvan, samm edasi ja lihtsustab nii meie kolleegide neuroloogide kui ka teie igapäevast tööd, eriti vaata niimoodi sellist algoritmi põhiselt saab patsienti ilusti käsitleda. See oli siis kõik, mis ma tahtsin rääkida. Ma loodan, et see temaatika pakkus huvi. Ma loodan, et minu valikud, mis ma siin otsustasin täna välja tuua, oli praktiline ja kui on küsimusi, siis ma üritaks nendele vastata. Nii, tehnoloogiaettevõttest ikkagi, et isegi mute pealt ennast webinari jooksul maha ei saa. Mark, väga põnev oli minul ka kuulata ja ma loodan, et kõigil teistel ka. Mõned küsimused on, aga ma küsin esimese asjana ära kohe küsimuse selle viimase asja kohta, millest sa rääkisid, ravijuhise. Kus see ravijuhis kättesaadav on ja kas see on midagi, mida me võiksime ka pärast jagada? See on täiesti vabalt kättesaadav ravijuhend.ee. Väga hea, otsime sealt üles ja jagame ka pärast. Aga meil on tekkinud mõned spetsiifilised küsimused, mille ma sult nüüd ära küsin. Rääkisime alguses erinevatest peavaludest, erinevatest peavalutüüpidest, migreenist ja ka soopõhistest erinevustest. Kui sage on migreeni esinemine meestel? Üldiselt see on sage küsimus, sest et üldiselt peetakse migreeni naiste haiguseks, aga see ei ole päris korrektne, sest et jah, naisi on migreeni all kannatajate seas keskeltläbi 3 korda rohkem, aga mehi on mitte vähem ja mitte vähe. Ehk siis kui võtta nii meie enda rahvuslikku uuringut siin Eesti epidemioloogiat kui ka teiste riikide tulemusi kõrvuti panna, siis kusagil 8-10% täiskasvanud elanikkonnast täiskasvanud meestest kannatab ka migreeni. Ma loodan, et küsimus sai põhjaliku vastuse. Mark, kas migreeni hoogusid võib esineda ka mitu korda nädalas või see võib olla üks pikk migreeni hoog? Jah, võib olla mitu hoogu nädalas. Üldiselt öeldakse, et me saaksime aru, et kas see on üks atakk, mis vahepeal lihtsalt läks paremaks ja siis tuli tagasi või need on 2 erinevat, et kõige kindlam vahemik on 48 tundi. Kui inimene on olnud 48 tundi valu ja teiste migreeni hoosümptomite vaba, siis järgmist sümptomaatika teket juba peetakse uueks atakiks. Sest migreen ise ei ole ainult see valufaas, vaid sellele eelneb predroom, järgneb postdroom, vahepeal on veel ka aura.
Ja, absoluutselt. Et see on pikk protsess, mis ühe migreeni episoodiga kaasas käib. Mark, mida arvata sellise ravimi nagu Lomoxicam kasutamisest täpsustamata peavalu puhul? No, üldiselt kõik need esimese WHO valuraviredeli esimese astme rohud monoteraapiana on okei. Et kui me räägime peavalust kui sümptomist, siis efektiivsust on näidatud kõikide mittesteroidiste põlevitikuvastaste ega COX-2 inhibiitorite puhul. Isegi on hulgaliselt ka võrdlevaid uuringuid, ka selliseid head-to-head, kus on ühes uuringus 2 või isegi 3 erinevat toimeainet omavahel võrreldud. Nendega on kõige suurem probleem see, et neid uuringuid on palju, aga need tulemused on vasturääkivad. Et näiteks kui võrreldakse paratsetamooli dexketoprofeeniga, on uuringuid, kus ütlevad, et dexketoprofeen on parem, siis pärast võrreldakse ibuprofeeni paratsetamooliga, öeldakse, et paratsetamool on parem, ja siis kui pärast veel ibuprofeen dexketoprofeeniga, ibuprofeen on parem, siis tekib selline surnud ring. Nii et seal on paras pudru ja kapsad, kui ausalt öeldes nendest võrdlevates uuringutes, aga kindlasti nad on kõik omamas teatud efektiivsus. Siin ei tasu unustada ka seda, et meil on rolli mängimas ka teatud individuaalsus, ehk siis ühele inimesele sobib üks, teisele sobib teine, ja mitte unustada ka võimalike kaasuvate haiguste kui vastunäidustuste profiili. Aitäh, Mark. Kas ja kuidas võib mõjutada minevikus läbi elatud füüsiline trauma migreenide teket? Me teame, et on olemas selline eraldiseisev peavalusündroom nagu posttraumaatiline või traumajärgne peavalu. Ja probleemiks on see, kui inimesel on peatrauma, siis loomulikult see trauma koht valutab teatud päevade arvu, siis see läheb üles, see on nagu normaalne füsioloogiline vastus. Aga probleemiks on just need patsiendil, kellel peale peavigastust areneb krooniline traumajärgne peavalu. Ja seal on võimalus, et see võib meenutada migreeni oma kliinilise väljenduse ehk missugused sümptomid nende valudega kaasas käivad. See võib meenutada ka pingetüüpi peavalu. Ja diskuteeritakse teadusringkondades sel teemal, kas see olukord, kui inimesel on traumajärgselt tekkinud peavalu, mis meenutab migreeni, kas see on ikkagi täiesti uus isoleeritud traumajärgne peavalu või inimesel on migreen olnud all, aga see ei ole lihtsalt avaldunud ja see stress, mida see trauma pakkus, toimis teatud päästikumehhanismina ja nüüd migreen on avaldunud. Et siin nagu väga veenvaid selliseid teaduslikke andmeid ei ole, et me kindlasti ütleks, et see on üks või teine. Küll aga peab ütlema, et traumajärgse peavalu ravi, kui selle kliiniline väljendus vastab migreenile, ta ei erine migreeni käsitlusest. Nii et need rohud, mida me kasutame migreeni puhul, me kasutame ka migreeni tunnustega traumajärgse peavalu ravis ka. Aitäh, Mark. Mark, kas toitumine ja migreen on omavahel seotud? Kindlasti. Ja siin on nagu mitmetasandiline seos. Ma tegelikult võiksin vastata selle küsimusele paari järgneva tunni jooksul. Seal on seoseid väga palju ja väga huvitavaid, sest seal on eraldi võib rääkida sellest, et teatud toiduained teatud inimestel võivad toimida vallandajatena. Siis eraldi teema on see, et mõnikord me leiame läbi migreeni mingisugust nagu toimeaine talumatus patsiendil. Mul on ka patsiente, kellel tegeled migreeniga ja kuidagi ei saa rea peale ja siis mõtleme, et aga prooviks laktoosivaba või gluteenivaba dieeti ja järsku vaatad, hopsti, läheks paremaks ja siis alles teised kolleegid, seal gastroenteroloogid, kes toitumishäiretega tegelevad, ütlevad, me suuname sinna patsiendi diagnoosi kinnitada, siis nad kinnitavad, jah, sel patsiendil on gluteenenteropaatia, gluteeni talumatus näiteks. Nii et sellele on väga põhjalik vastus
et anda selle põhjaliku vastust, ma peaks mitu tundi rääkima, aga ma julgustan lugema professor Toomsoo raamatut migreenist ja toitumisest, et see on ka hästi asjalik. Ja mina julgustan vaatama järgi doktor Toomas Toomsoo webinari samal teemal. Just. Natukene ka sinna samasse poolde võib-olla küsimus. Turule on tulnud magneesiumipreparaat, mille esindaja soovitab seda migreenikutel kasutada. Mark, mis sa arvad? Magneesiumi, jällegi, et selleks, et me aktiivselt soovitaks mingeid toidulisandeid näiteks, selleks on vaja meil randomiseeritud uuringuid, teaduslikku andmeid, mis nagu näitaks selle lähenemise efektiivsust. Paraku selliste toidulisandid kaasavad magneesiumiga sellist väga veenvat tõendust ei ole, küll aga sellist kliinilist praktikast vaadates eriti pediaatrilises ehk lapse ja migreeni korral seda on kasutatud kolleegide lastearstide poolt ja mõnedel lastel väidetavalt edukalt, et on ülitore või ülilahe oleks, kui iga migreeniga patsient saaks sellist toitumisalast nõustamist ja see iseenesest käsitleb ka erinevate toidulisandite kasutamist, kaasavalt magneesiumi. Niimoodi monoteraapiana, kui inimesel ikkagi nagu selline krooniline migreen on, magneesiumikuurid tõenäoliselt jääb nõrgaks, kui üldse annab mingit efekti, aga mingi täiendava sellise efekti võib mõnel inimesel anda siiski. Aitäh, Mark. 2 küsimust veel. Mulle hästi meeldib see kiire küsimuste vastuste voor sinuga siin lõpus. Kus saab alla laadida HIT6 küsimustiku eesti ja vene keeles? Kas me saame selle lisada äkki webinari salvestusele? Praegu ei saagi alla laadida minu teada kusagilt, et ta oli virtuaalkliiniku kodulehel, aga seal oli ta vaba tõlkena. Selleks, et ta oleks nagu korrektselt kasutav, peab olema see versioon, mis on korrektselt tõlgitud, et me oleme seda siin mõnes teadusuuringus kasutanud, et kui on vaja, siis võib mulle meili peale kirjutada, siis ma võin saata oma praktikas kasutamiseks. Aitäh. Ja ikkagi veel 2 küsimust. Lapsed ja peavalu. Millisest vanusest võib lastel erinevad peavalud avalduda, millal peaks muutuma murelikuks? Esiteks kohe ütlen, et ma ei ole laste neuroloog, et laste kogu see pediaatria spetsiifika on suhteliselt eraldiseisev siiski, et nagu ma naljaga poolest ütlen, et laste maailm on täiskasvanute maailmas erinev maailm. Aga põhimõtteliselt kirjandusele toetudes migreeni esimesed atakid võivad avalduda isegi 3-4 aastastel, et nii varakult isegi. Reeglina küll see tipphaigestumus või haigestumus just on kusagil teismelise eas, tüdrukutel sageli koos menarhega ehk päevade algusega, kuna migreen on ka väga palju naissuguhormoonidest sõltuv haigus. Millal muutuda murelikuks? Esiteks, kui selgelt, et sellised episoodid korduvad ja lapsel jääb midagi tegemata, et ei saa kooli minna, peab kodus olema, on olemas ka kindlasti mingisugused rahvusvahelised juhendid, millal arsti poole pöörduda, aga veel kord rõhutan, et kõige pädevamat vastust saate lastearstide käest ehk laste neuroloogid, kes tegelevad selle valdkonnaga. Aitäh, Mark, ja mina omalt poolt julgustan vaatama järgi myprevention.com leheküljelt webinari lapsed ja peavalu. Aga viimane küsimus ja ma arvan, et väga oluline teema, mida võib-olla veel täpsustada. Millest alustada ravimitega liialdamise võõrutusravi? Selle kohta Euroopa Neuroloogia Akadeemia just 1,5 aastat tagasi publitseeris värsket ravijuhist üle-euroopalist, et seal on kõik detailselt lahti kirjutatud, aga hästi lühidalt vastates see sõltub sellest, missugust ravimit on inimene üle tarvitanud. Kui need on nii-öelda tavalised valuvaigist, parastamol, mittesteroidsed põletikuvastased või ka triptaanid, siis see võõrutus
on kõige kiirem, kuidas me lahti saame, on ühepäevane. Kõik, lähen arstikabinetist välja ja nüüd 2 kuud ei võtta ühtegi valuvaigistit. Ja milleks peab inimene valmis olema see, et migreen esimene nädal või see MOH, ütleme, see krooniline peavaluravimite liigtänas, ega ta esimene nädal eriti sellega ei nõustu. Ta hakkab nõudma rohtu, et see on üpris selline raske võõrutusperiood. Tuleb selleks valmis olla ja vajadusel kasutada igast iiveldusvastaseid preparaate ja rohkelt juua, vedelikku tarbida. Kui nüüd inimene üle tarvitab kas opioidseid valuvaigisteid või siis rahusteid, siis neid ei tohi järsku lõpetada, nendega tuleb tasapisi alla tulla. Päris paljudes keskustes paralleelselt võõrutusega käivitub ka profülaktiline ravi ja 2 kõige efektiivsemat suukaudset profülaktilist preparaati, mis võõrutuseks on näidanud efektiivsust tõenduspõhiselt, on amitriptyliin ja topiramaat. Aga kui me räägime eraldi migreeni taustal tekkinud MOH-ist, siis need andmed on täpselt olemas ka nende monoklonaalsete antikehade kohta, et seal aitab võõrutust kergemini üle elada, kui inimene kasutab neid monoklonaalsete süste. Ja teine on siis onabotuliinitoksiin A, ehk see sama Botox, juhul kui inimesel taustal on migreen. Aitäh, Mark, selle kiire juhise eest ravimindutseeritud peavalu tsüklist välja tulemise osas ka. Ja aitäh kogu selle webinari eest ja selle tarkuse eest, mis sa täna kõigile jagasid. Meid oli väga palju kuulamas. Küsimusi, mis vastuse said, oli ka omajagu ning ma loodan, et me kohtume varsti jälle, et sarnastel ja võib-olla natuke põhjalikumatel teemadel perearstidele, pereõdedele infot jagada. Aitäh kuulamast ja kutsumast. Aitäh, kohtume jälle. Head õhtut.